ma mäletan, kui meid filmiti ükskord, kui me läksime õppusele. 44. aasta märts. Niisugune kontrast, et see on nüüd esimene kokkutulek, eks ole, ja siin polnud ka veel kõiki mehi peal ja see oli siis nüüd tänavaastane ja palju mehi on alles jäänud veel ja sa mäletad seda, kui Taumäe kompanii ülemaks tuli? Tean küll. Ta oli teiskompanii rühma ülemist ja määrati meile kompanii ülemaks tuli. No jah, ta tuli sinna, aga ta polnud mehi enne näinud veel. Ta polnud ju näinud ega midagi, jah. Kui pataljoni viimased riismed Sinimägedest välja tõmmati ja läksin positsioonile Kriivase sohu, siis me tegime luuret veel seal ja öeldi, et üldine taganamine hakkab Rakvere joonele, sakslased tõmbavad tagasi. Me olime ühed viimased, minu kompanii oli viimane, kes Kriivasest. Narva pataljoni jäetigi tegelikult kaitsegi viimaseks nii-öelda kattelahinguteks. Ja jõudsime Ambla kiriku juurde ja siis oli juba 22. september 44. Jutt oli mingisugusest uuest relvast ka. Uuest relvast ja inglased pidid tulema appi siia ja niisugused jutud oli. Ando Ruus korjas me niimoodi kokku ringiratast ja Ruus ütles need sõnad, et nüüd on ümber piiratud me. Punaarmee üksused on juba igal pool ringiratast ja meil ei ole võimalik enam suure salgaga edasi liikuda. Et tehke ise mehed otsused, kes kuhu tahab minna. Tema püüab Pärnu peale läbi murda. Mina tahaks minna Tallinna peale. Üritam saada erariidud ja nii me Ando Ruusiga jätsime omalaga seal. Ja temal vaese mehel läks pool päeva ja ei läinud sedagi, kui haarati venelaste poolt rõngasse ja tema ei pääsenudki. Tema võeti kinni kohe seal ja tema tee viis Leningradi ja seal taukati. Ja mina läksime seda tallu, siis ta õht oli. Ja need talunaised rääkisid, et täna venelased jõudsid juba Tallinna. Хочу еще раз поздравить вас с праздником 60-й годовщины освобождения Таллина от фашистских захватчиков. С праздником! Nii iseendas kindel, et tema on vabastaja. Minge oma maale. Neid julakaid on juba 2 miljonit Baltimaades. Saksa orjapõlve oli vähem. Virulist tuld 700. Kas venelaste orjapõlv on väiksem? Juba Ivan Julm oli siin, kes käis. Peeter Esimene, kõik on röövlid olnud siin meie maal. Ja sakslased. Teie oma vanaisad said veel sakslaste käest piitsa. Need olid vähemalt kultuurrahvas. Nad olid vähemalt kultuurrahvas, mitte asiaadid. Kepp, mille keestasi pekki, oli kultuursem kui... Aga siin vaadake, kuidas pilditati, veeti ja tapeti pool meie valitsus maha. Mis see oli teie meelest? Seal on ainult piitsa ainult. Aga siin näete putid. Röövlikari. Teie olete ka üks pugeja. Järgmine peatus, Vabaduse väljak. Eestlastele ei tähenda see päev aga midagi muud kui 40. aastal alanud Vene okupatsiooni jätkumist veel pooleks sajandiks. 23. augustil 1939. aastal saabus Saksa välisminister Ribbentrop Moskvasse alla kirjutama NSV Liidu Saksamaa mittekallaletungi lepingule ning jagama mõlema riigi huvipiirkondi Ida-Euroopas. 7 aasta pärast mõistetakse Ribbentrop Nürnbergi protsessil surma. Ka äsja antud allkiri oli üheks põhjuseks. Teine osapool, välisminister Molotov, kodaniku nimega Skreabin pildil vasakul, peaks ka sõjakurjategija olema, kuid tema üle kohut ei mõisteta. Ta on võitjate poolel. Möödus vaid nädal ja Saksamaa kallaletungiga Poolale 1. septembril algas teine maailmasõda. 17. septembril ründab Poolat omakorda Nõukogude Liit
ja paari nädala pärast lakkab iseseisev Poola riik olemast. 2 suurriigi piirid saavad kokku. ...1940. aasta kevadel on järg Taani, Norra, Hollandi, Belgia ja Prantsusmaa käes. Juunis okupeerib Nõukogude Liit Balti riigid, Rumeenia peab loovutama Bessaraabia ja Põhja-Bukoviina. Sama aasta novembris on NSV Liidu välisminister Molotov Berliinis. Mäng käis kõrgelt. Sakslased pakkusid 4 liitu koos Jaapani ja Itaaliaga. Molotovil olid aga mitmed lisatingimused, sealhulgas ka rendinõuded sõjaväebaasidele Taani väinade ja Dardanellide piirkonnas. See oli sakslaste arvates ilmselt üleküsitud ja läbirääkimised jäid soiku. Mitte aga sõjaplaanid. Hitleri tegi murelikuks sõjapidamise oht 2 rindel korraga, idas ja läänes. Kuna ka Nõukogude Liit jätkas jõudude koondamist oma läänepiirile, käivitus Saksa kindralstaabil plaan Barbarossa, ennetades venelasi purustada kõigepealt paarikuise välksõjaga Punaarmee ning lõpetada sõda Arhangelsk, Volga, Astrachan joonel. 22. juunil 1941 kuulutas Saksa haridus- ja propagandaminister Dr. Goebbels sõja Nõukogude Liidu vastu alanuks. Generalfeldmarschall Kluge, der Oberbefehlshaber einer deutschen Heeresgruppe. Augusti lõpuks oli Tallinn ja kogu Mandri-Eesti Vene vägedest vaba. Seepärast võeti sakslasi nii suure rõõmuga vastu, et aga algas uus okupatsioon ja mida see endaga kaasa toob, sellele esialgu ei mõeldud. Samal ajal veeres Wehrmachti sõjamasin hoogsalt itta Moskva poole. Sakslastel Eestit vallutada või venelastest vabastada aidanud omaalgatuslikud võitlusrühmad saadeti laiali ning eestlastest vabatahtlikke hakati värbama julgestusgruppidesse ja kaitsepataljonidesse. Mida eestlased lootsid? Kõigepealt taastada rahvuslik sõjavägi, et aidata sakslastel hävitada oht idast, mida tol ajal nimetati bolševismiks, et sel moel kaitsta Eesti riiklikku iseseisvust. Eeldusi selleks oli, sest Saksa okupatsiooni alguskuudel astus vabatahtlikult oma kaitsesse, julgestusgruppidesse ja politseiüksustesse iga 4. 18–60-aastane mees. Kas Hitler hakkab tulevikus Eestit kui iseseisvat riiki tunnustama? Selles küsimuses sakslased hoidusid juriidilistest täpsustustest. Tõenäoliselt polnud neile endilegi päris selge, kuhu jääb Suur-Saksamaa idapiir pärast sõjavõidukat lõppu. Seni aga eestlastega ametlikult suheldes ei räägitud Eestist kordagi kui okupeeritud, vaid kui vabastatud maa-alast. Pigem nähti selles territooriumi, mis juba kuulubki Saksa riigi alla ja mille tulevik sõltub Suur-Saksamaast. Kõrgem tsiviilvõim läks mõistetavalt okupeeritud idaalade riigiministeeriumi kätte, mille esindajaks Eestis oli kindralkomissar Litzmann, kellel omakorda allus Hjalmar Mäe juhitud Eesti omavalitsus.
1942. aasta suvel saadab Wehrmachti idarindel endiselt edu. On jõutud Volga äärde. Stalingradi langemine näib olevat päevade küsimus. Samal ajal algab Tallinnas vabatahtlike värbamine Eesti Leegioni. Sellest tuli Hitler eestlastele vastu, nagu teatati. Pärast väljaõpet moodustuvad neist relva SS lahingüksused, kuigi sakslaste juhtimisel. Ma räägin õieti öelda, miks see asi oli nii kõik. Kuna ma kasvasin üles ohvitseri perekonnas, siis oli ju tutvusringkond koosnes ka põhiliselt ju Eesti ohvitseride peredest. Ja kui venelased olid siit minema löödud, siis ma ei näinudki muud midagi kui ainult nuttu ja pisaraid. Sest need ohvitserid olid kes ära viidud, kes tapetud ja nõnda edasi. Minu isa suri õnneks enne ära 35. aastal. Ta oleks läinud ka kindlasti. Kuklalask lõpp. Ja näiteks kui ma võtan seda veel lisaks juurde, minu noorepõlve sõber Leopold Kuld koos isaga, 16-aastane poiss koos isaga, tapeti siin Tartu vanglas ja visati kaevu sisse. Ja ema läks hulluks neil. No, naabermajas mul elasid. No mis tunne ühel noorel mehel oli. Ja siis me otsustasime 4 poisiga, Tarfooni poisiga, otsustasime, et läheme. Elus olen üksinda mina, teised on kõik läinud. Vot nii on lood. Nii et mina ei läinud sinna mitte seiklusivust, vaid lihtsalt see oli kompromissitu viha oli. 41. aastal 8. juulil tappeti Tartu vanglas 192 inimest ära. Nende keskel oli Eesti meister jooksus nõnda nimetatud tollal Jesse Owens, Eduard Nurk. Sead kergejust nad teavad. Ta oli minu sõber ja koolivend, meie perekonna tuttav. Ja 8. juulil 41 tapiti ta ära ja visati kaevu tema, ta ema ja ta isa. Ja vot pärast seda ma ütlesin, nüüd ma lähen sõjaväkke. Ega alguses oligi ikka jutt, et nii isegi seal leping sai alla kirjutada, et ei öeldud, kus kohas toimub väljaõppe. See Poola see tuli alles, kui me hakkasime sõitma, et läheme Poola. Aga algus ikka öeldi, et saate korraliku väljaõppe ja ikka edaspidi nagu hakkate tegelema Eesti piiride kaitsega. Ikka kodumaale tulete, jah. Alguses oli meil kindel teadmine see, et saame suurepärase väljaõppe, läheme Eestisse ja siin hakkame välja õpitama teisi üksusi. Sest me saime kõige parema väljaõppe, mis üldse sel ajal pakkuda välja oli sakslastel. Ja üldse Euroopas, kui nii võtta. Ta oli vana Poola sõjaväe ratsaväelaager. See ümbrus oli juba kilomeetrite viisi, oli ju niisugune kohe vastavad polügonid ja kõik. Sõja aja kohta ikka 6 kuud ikka täielikult, nii et ega hommiku hakkas peale, õhtu kella 9:30 kestsid ikka kas sisetunnid või muidu relvatunnid ja ikka anti kõik ja ikka ühte asja sama korrati 10 kordi. Nii et sa muutusid täitsa nii-öelda masinlikult kõik see sulle kätte kulus kohe. 6 kuud seal, aga Ukrainas veel. 3 kuud veel Ukrainas. 9 kuud sõja aja kohal välja õpet. Siis tuli vande andmine, ma mäletan veel, vana doktor Mäe oli veel seal. Ja see oli Eesti lipp ja Saksa lipp oli üles, sai siis selle vanne
järgi öeldud, et võitleme, noh, ma ei taha seda enam mainida, see oli, et bolševisti vastu, aga et Adolf Hitleri ja Saksamaa eest oma elu panna, noh, see oli vähe palju, aga see sai neelatud, me ei saanud sellest ka õieti päris arugi, aru saime ka tead ikka, aga suurem osa ei saanud aru. Nüüd läks keegi mööda sealt ja sakslased ütlesid, Heil Hitler, poissid, et teine poissid, ei ütle, me ei ütle tasa, noh, ütle ikka. Me ei unusta seda ära kui mahedalt, nii et ta ei olnud väga halb, ütle ikka. Eestlased kõik, kes või välismaalased, kes võeti Saksa sõjaväkke, need pandi kõik SS vormi. Eeskirja oli, et välismaalasi ei tohtinud teenida Saksa regulaararmees, jah. Et võisid olla ainult vabatahtlikud, aga vabatahtlikud kuulusid jälle SS vägedesse. Relva SS, just siin on väga palju. SS on 3 erigrupis on. On parteiline SS, siis olid veel need Schutzstaffel SS-id olid need ja siis oli relva SS. Relva SS on puhtalt sõjaväeline üksus. Lihtsalt ta kuulus nagu eliitväeosasse, oli parem relvastus, parem varustamine kõik oli ja seal olid just põhiliselt, et noored vabatahtlikud olid. Ega meie ei olnud algemaine SS, me olime Waffen-SS, me olime relva-SS, see oli hoopis midagi muud. Need võitlesid relv käes, aga mitte tähendab natsionaalsotsialistliku ideest, vaid meil olid oma probleemid. Meil oli bolševism oli see meie probleem. Käisime juba manöövritel, siis manöövrid toimusid vikingidiviisi täiskoosseisuga. Oli olemas 2 regimenti, Germaania ja Westland oli. Ja siis oli, kui mingist käsklusi anti või mingis operatsioon anti, eks ole, siis oli ka nii, et Germaania on vasakul, Westland paremal, keskelt läheb, vaat siis ei ole eestlased, aga siis ei olnud nime. Sellele pataljonile taheti anda üks Eesti linna nimi, aga kõik teised Eesti linnad olid saksapäraselt hoopis teist, aga Narva oli ainukene linn, mis oli saksapäraselt, kirjutati ka ja hääldati ka Narva. Selle oli Hansalinn ja piirilinn. Et sellest tuli nagu, aga kes ta päris risti saa, seda tänapäeva neid ja. Meid rivistati üles ja staabi Veldu, meil oli Körner, väike mees, ta tõi teatavad mehed, et teie väljaõppeaeg on möödas, et te lähete rindele ja seda ma tean, et siis kogu selle meeste suus kaikus urraa, tähendab, et kõik said sellega rõõmsaks, sellepärast, et kuigi me pidime minema rahulikust elust surmaelu, aga kõik tahtsid sellest õppustest lahti saada. Keegi ei öelnud meile, mis või kuidas, aga kui me laadima hakkasime juba rongi peal, hakkasime oma tehnikat panema, siis imbus kuskilt see materjal läbi, ega meile ametlikult keegi teatanud, ega sõjas ei öelda, kus sa lähed. Ja siis imbus läbi, et me läheme lõunasse. See oli ju 43 aprill, siis see oli ju Leningradi blokaad raudselt veel kinni. Rinne oli veel ju tagapool Vilika luukid Neeveli all ja lõunas oli ju kaugele lükatud Dneprile ja Dnestri peal, milleks me sellise eliitväeosa saadame sinna Leningradi maa-alale välikväeosa. Me saadame sinna, kus nad saavad näidata oma teadmisi, oskusi rindeolukorras. Nii tuli see asi välja. Aga ja siis, ega siis see nuri nagu langes ära, sest üksta kõik, kus sa seda nagu kodumaad kaitses, öeldakse, kõige parem kaitse on ju, kui kaitsed võõrast maja, naabrimaja, eks ole, oma maja jääb terveks, eks ole. Aga ega meil öeldi ka, et me vahetame soomlust välja, et pärast siis lähme jälle nagu kodumaale ikka tagasi ja Kuule, tuleme korras tagasi selle nime saamise juurde. Kas mitte ei olnud niimoodi, et kui me Ukrainasse välja jõudsime, siis oli meil teada, et me tuleme vikingidiviisi, siis me saime näha neid vikingi mehi, Soome mehi, kellel oli vikingi lint ka. Ja soomlased kuulisid ju Nordlandi alla. Neil oli see lint oli ka käe peal, Nordlandi lint oli kõigil. Aga kuna Nordland viidi ära ümber selle formeerimiseks diviisiks, siis kadus üks üksus ära ja vaat siis meid lükati sinna selle nagu soomlast tasemele sinna. Kui me sõitsime välja, siis ma tean, et oli eestlasi 758 meest oli ja sakslasi kuskil 120 oli nii, et ligi 900 oli, pataljon oli suur, kui me sõitsime Ukrainasse. Aga kuna Ukrainast paljud eestlased läksid puhkusele, sest Saksas oli ikka küllaltki sõjaväeline kord, aasta olid juba sõjaväes olnud, oli ette nähtud 20 päeva puhkust.
ja mehed sõitsid puhkusele, nii et esimene lahing meil oli poole koosseisuga. Ja kõige hullem oli see, et need vanad sõjamehed olid ärad ja noored poisikesed olid järgi. Aga need samad poisikesed pidid oma esimeses tõrjelahingus Izjumi all üles näitama sellist vaprust, mida märgati isegi sakslaste peakorteris, sest pataljoni suuruste üksuste nimeline esiletõstmine polnud seal igapäevane asi. Kolmandal lahingupäeval langes pataljoni komandör Georg Eberhardt. Kes kommunist juurde saab poole hinnaga uus raamat ajaloos, mul on mitme maakonna hävituspataljoni aruanded, pluss veel ütleme see Tartu omakaitse. Seal on mul teid raamatut seal. Seal või? Tule välja. Lähme siin. Võtame siin. Lähme siin. Heiki ei olegi enam. Tüüst ei olegi enam. Palju võiks kaasa. Üks mees tahab kui minna. Tegi mulle selgeks, et see on teatud määral nagu pataljoni komandöri patülli asetäitjad. Ma võtan veel kaugemalt. No vaata, nüüd olete tolled. No, rivisse, mehed! Mis ta trügis siia vahele? Võta ilusti teise mehe vahele ja toime ilusti ära kõik ja... Sa tulid Pärnust otse? Nii, võtame natukene laiemaks. Laiemaks, muidu nii kitsalt tead. Meestel on ikka kõhud ees juba ja nii puusade peal ka midagi peal. Vastavalt korraldusele täpselt 4,5 minutit aega avamiseks. Pool sada. 1,5 minutit. Praegu 10 sekundit. Siis algab rünnak. Pataljon Narva, tähelepanu! Valvel! Paremale joondu! Keskele vaat! Klubi Viking Narva president. Pataljon Narva sõjamehed taas üles rivistatud 10. kokkutulekuks, juubeli kokkutulekuks. Rivis 63 meest, rivistas Ansteder. Täna heiskavad lipu Jaan Valtin Saksamaalt, Otto Mäekuusk Inglismaalt, Jaan Sepper Tartu. Pataljon lipu heiskamiseks valvel! Augistagem Eesti pooja, kolme kodumärgina, mille alla Eesti pooja ühiselt. Mina en lahingmasine peal kutsuti nii meeskonda kogu aeg. Käisime luurel vahetevahel ja vedasime laskemoona ja siis meeskonda viisime rendele, teeme rendelt ära ja Gruppenfahrzeuge kutsuti ta.
Meil oli siis, me olime nii motoriseeritud see Narva pataljoni, et meil oli ju igal jaol oli oma masin, igal rühmal oli oma masin, peale selle rühma ülemal, siis olid rühmatrubil oli masin, siis oli rätsepal, kingsepal. No ühesõnaga, meil oli väga viimse võimaline motoriseeritud värk olime. Siis vahepeal oli veel siuke korraldus tuli, et kes on ainukesed pojad, et neid rindelt ära võtta ja minu ema kirjutas siin kirja kohe, et mingit äravõtmised minu poeg sõdib ikka sõja lõpuni. Ema oli mul kange. Täitsa Eesti mutt, nagu öeldakse. No iga lahing oli, mina mõtlen oma ette, sest esimene oli nagu meil esimene lahing, eks ole. Seal oli ikka lageda taeva all ja tohutud tankimassid, mis tulid. Tankimass, jah. Ja seal jalavägi oli muidugi ka, aga kuidagi eriti just see tankid. Kui ikka tuleb seal 5-60 tükki, seal noor poiss olid kuskil augus. Mitmes kolonnis tulid peale. Et siis ikka võttis põlved algus isegi nõrgaks, võtime. Ja siis metsalahingud olid jälle, see metsalahing on minu meelest veel kõige hullem asi, sest see on nii, et igalt poolt sul need killud lendavad, igalt poolt paugud tulevad. Kahe rinde vahe oli, vaata, seal mõnikümmend meetritega, seal polnud enam nii, et seal kuskil... Metsasiht oli, ühel pool oli meie venelased teisel pool. 3-40 meetrit vahet talvel. Siis see auku teha ei saa. Mis tegelikult see rinnet hoidis, need olid ikka põhiliselt need SS-diviisid ja need tankitüviisid, sest need olid noortel ka mehitatud. Ütleme, Saksa Wehrmacht olid juba vanad mehed, kes olid mitu aastat sõjaväes olnud. Need olid nii, et kodud olid juba neil sel ajal puruks peksetud, nad olid moraalselt juba nii-öelda laustunud juba. Aga meil oli ikka seda ikka võimu ja tahtmist ja seda noorushindu veel oli ikka jätkus sees. Meie mõte oli niimoodi, et meil on head relvad, meil on hea varustus ja me mõtlesime alati siis niimoodi, et me lähme nüüd ja lööme venelasi ja võidame. Niisugune mõte oli meil kogu aeg. Me kunagi siis minu teada, ma arvan, mina ja sina, me ei mõelnud jumal, et ega me ei võida äkki, et me kaotame. Meil on tunne ikkagi, et nüüd, kui meie tuleme rindele, nüüd läheb kõik asi paremaks. Aga kui asi tuppama jäi, ma ei mõtle, et suvi on käes, juulikuu on käes juba, sakslane seisab koha peal edasi, ei tungi, et milles asi on täna ära, et kuidas siis sõda võita saab, kui rinne paigal seisab. 1943. aasta algul tabas sakslasi Stalingradi all raske tagasilöök. Kindral feldmarssal Pauluse 6. armee piirati Punaarmee poolt sisse ja purustati. See oli katastroof. Lõpu algus. Ka mujal hakkasid sakslastel asjad halvemini minema. Tuhandete kilomeetrite pikkuseks veninud rinne, Vene teedest rääkimata, rünnates sõdima harjunud sõjavägi hakkas näitama esimesi kurnatuse märke. Algas pikk ja vaevaline taganemine, mida Saksa rindeteadetes endiselt täielikuks tõrjeeduks nimetati. 1944. aasta jaanuaris, kui rindejoon oli nihkunud tagasi Dnepri paremkaldale, õnnestus Punaarmeel jällegi suurem Saksa väegrupeering sisse piirata, mida teatakse Tšerkasse kotina. Sellesse sattus ka SS-diviis Viking, mille koosseisus võitles pataljon Narva. Kallid relvanennad, 17. veebruaril möödub 60 aastat päevast, mil meie ellu jäänud murdsime Tšerkasse rindast välja ja olendab praegust, kui palju meil on teie ees. On aga ülimalt kahju, et siiamaani pärast üle 10 aastat Eesti iseseisva vabariiki ei ole ajaloos kajastatud sellest ainsatki sõna. Tšerkassi kotis võitles diviis Vikingi koosseisus Rõgementide Germaania, Vestlandi, brigaad Valoonia kõrval ka eestlastest koosnev pataljon Narva. Kui kotisuu 28. jaanuaril sulgus, oli pataljon Narva koosseisus koos täiendusega üle 900 mehe. Kui relvadega vabaduse võidelnud endid üle lugesid, oli neid 110. Igavene mälestus vaenuväljal langenud
kui ei oleks selles kotis olnud diviisi Vikingit, oleks see kott sinna jäänud kõige täiega. Tänu diviis Vikingile murti sealt läbi. Palju mehi kotti jäi? No andmed on erinevad. Viimasel ajal ma olen kuulnud seda, et umbes 60 000 ringis. Aga välja tuli 10 000 ringis tuli välja. Täpselt sama oli ju pataljon Narval oli nende noorte eestlastega, kes sinna vahetult toodi ilma välja õpeta. Need ju ka läksid, enamus kõik läksid ju. Ei tulnud välja. Mida tähendab väljaõpe? Kogemus. Sul on jõgi kiirevooluline ja põhjatu. No tuolle laius ma võin öelda kuskil 7-8 maksimaal 10 meetrit. Nii, aga ta oli väga ebamäärane jõgi, siit poolt oli soine määrane ja teisel pool oli selline püst kallasaint ja kui inimene, kes vees oli, kalda äärt kätte ei saanud, ta ei saanud üles kuidagi ainult, kellukus oli põõsad veel ja kedagi polnud aitamas ka. Mehed hüppavad mõned sisse, kõige obustega hüppasid sisse, läksid nii obune kui mees kõige täiega ja... Ei jäänud ju midagi üle, ta oli ju kannul, tuli ju vett hüpata ja aga teine pool kallas oli kõrge. Ja mis võtsin eina tuttis kinni ja kurasi terve kambakas tuli vahe. No siis ma läksin kurat veele, sain täielikult märjaks. No see oli hull. No siis ma ronisin ja siis ei tea, seal oli veel teisi meiga, ma rabasin ja siis keegi võttis käest kinni ja siis tõmbasid välja. No, kui esimene asi tõmbasin, mul oli siis püst üle välja, siis vaatasin otsa, ots läikis, nii et raud oli ärjäätanud, nii et sealt ei tulnud midagi. Tuli välja, et hoida oma riideid kuivana, sidusid riided kokkuded ja relva külge ja püüdsid üle jõe visata, kellel muidugi õnnestus, teise pool läks, hüppas pallalt sisse, ujus läbi ja sealt pani riided selga. Aga oli ka selliseid juhus, et jäi pesuväele ainult, viskas pakki sisse, aga pakki ei läinud kalda peal, läks vette ja ujus üle, oli pesuväel. 7-8 kraadi külm oli. Ja kui ma üle jõe juba olin, siis kui me läksime seal, siis istusid tee ääres mehed nagu lumekujud. Tuis käis üle pää, ära külmad sinna. Siis tulid Vene tankid 4 tükki seal läbi meist ja siis, kus need avatid seotati seal mürsu lehtrites. Seal siis läksid sinna, tegid seal kotletil ja see oli õudsem asi, mis ma selle sõja aega nägin. Soolikud ja kui need mehed vaesed avatud läksid seal unikus. Siis hakkasime liikuma tead ja tõmmati veel, teist poolt tuli ikka veel kõvasti tuld üle ja siis oli esimesed punkid, kus soentada sai seal tuld tehtud omal viisil. Ja mis tähendab omal viisil? No jah, seal mõni oll läks põlema ka, ega venelased lasid ju sisse ka seal, mõni oll läks ju põlema ka, sai seal vähe soendatud ka. jaanuaril 1944 algas Novgorodi joonelt Punaarmee suurpealetung. Seal pidasid raskeid kaitselahinguid ka 3 eestlaste idapataljoni. Der planmäßigen Absetzbewegungen, deren taktische Bedeutung auch unsere Feinde längst erkannt haben. Korratu taganemise peatamiseks ja vägede sorteerimiseks hakkasid Jõhvi lähedal sakslastel tööle välikohtud. Lõunast kattis sakslaste taganemist idapataljon 658 Alfons Rebase juhtimisel, mille eest ta sai esimese eestlasena selles sõjas rüütliristi. 2. veebruaril jõudis Leningradi rinde 2. löögiarmee Narva jõele ja tegi kohe vastaskaldale mitu sillapead, mis suurte jõupingutustega õnnestus kevadeks siiski hävitada. Siin tegi endale nime Harald Nugiseks. Krivasoo kott siiski jäi. 6. märtsil hävis Vene pommirünnakutes ajalooline Narva.
1944. aasta talvel oli olukord Narva rindel, seega ka kogu Eestis, äärmiselt kriitiline. Vaatamata sellele, et tunduv osa Saksa raskerelvastusest oli siit juba ümber paigutatud Lätti, suudeti talvist rinnet Narva jõel siiski hoida. Vaenlase surve tugevnes ka Peipsi lõunaosas. Et siingi Eesti piir veel pidas, oli suuresti Harald Riipalu pataljoni teene. Polnud aga kahtlust, et kui lahingud kanduvad Eesti pinnale, ei suuda sakslased seda kaua hoida ja järgneb uus okupatsioon. Jäi vaid ebamäärane lootus, et lääne liitlased ei luba venelastel Eestit okupeerida ja me jääme iseseisvaks, nagu kinnitas Atlandi harta. Aga ei võinud me siis teada, et Eesti koos teiste Balti riikidega on juba Stalinile lubatud. Jüri Uluots, Eesti Vabariigi õigusjärgne peaminister presidendi kohustes. Pean praegust olukorda Eesti rahvale äärmiselt tõsiseks, üheks kõige tähtsamaks, mis Eesti rahvale ajaloos üldse on olnud. Eesti rahva elu ja surma küsimus on otsustamisel. 30. jaanuaril kuulutati välja seni kõige ulatuslikum üldmobilisatsioon. Kokku tuli 40 000 meest. Tunduvalt rohkem kui sakslased arvestasid, sest kõigile ei jätkunud varustust ja relvi. Ka korralikuks väljaõppeks polnud enam aega ega võimalusi. Eesti omavalitsuse juht doktor Mäe annab teada üldmobilisatsioonist Eestis. Eesti mehed registreerivad end vastuvõtupunktides. Tuhanded uued võitlejad astuvad võitluse bolševismi vastu. Pärast Tšerkasse piiramisrõngast väljamurdmist ja täiendust Poolas saabus pataljon Narva 20. märtsil Tallinna. Ees ootas pidulik vastuvõtt. Tulemas olid rasked lahingud Auveres ja Sinimägedes, pataljoni jaoks viimased. Eesti jaoks viimane sõjasuvi, 1944. Punaarmee püüdis Auvere kaudu sakslaste tagalasse tungida, kuid Riipalu 45. rügement pataljoniga Narva paremal tiival tõrjus raskes lahingus vaenlase tagasi. Saksa väejuhatus otsustas rindejoone lühendamiseks taanduda Narva jõelt Sinimägedesse, mis juba esimese maailmasõja ajast oli tuntud Tannenbergi liinina. Pärast seda polnud Narva jõe ületamine ja linna vallutamine venelaste jaoks enam raske. Vastas olid ainult sakslaste taganemist katvad hõredad üksused. Eesti sõdade kõige verisemad lahingud peeti aga Sinimägede joonel. Ülekaalukad Punaarmee diviisid vaatamata tohututele pingutustele siit läbi ei läinud.
See paik, kus me praegu seisame, oli 60 aastat tagasi kõige raskem ja kõige ilusam koht Eestimaal. 60 aastat tagasi kohtusid siin 2 eri maailma. Lääne tsivilisatsiooni kaitsev Eesti-poolne rinne ja meid ründav, bütsantslik, valelik ja vägivaldne ida. Siis võite omale ette kujutada, missugused üliinimliku saavutusega kaitsjad siin hakkama said, et nad ei taandunud. Mäed oigasid, puud olid rebitud ribadeks, maal üles küntud. Ja ometi nende kinni aetud mürskude poolt kaevikute vahel, nendes pommelihtrites oli veel elu. Ümber ringi need mäed ja ümbrus oli kaetud laipadega, soomusmasinate rusudega. Aga kodumaa kaitsevaim elas. Ja elas ka vaim, mis igatses õigluse ja õiguse järgi. Aga siin me oleme ja oleme sellepärast, et meie unistus vaba Eesti on täitunud. Eesti riigil ole jätkunud poliitilist tahet ja kodaniku julgust öelda kogu maailmale ja ka oma rahvale seda, mis siin 44. aastal toimus. Kui Eesti riik annab hinnangut teise maailmasõja sündmustele ja kaitselahingutele eriti, siis ta saab ka iseenda kätte relva, millega tõrjuda tänaseid süüdistusi kogu rahva aadressil. Süüdistusi natsismi lembuses ja tuhandes muus patus. Aga süüdistused meie vastu kestavad senikaua, kui me ei oska neid süüdistusi tõrjuda. Selle kuulsale Marssov Žukovile häbiks ta jäi pidama, et 4 diviisi jätte Sinimägedes oma 22 diviisiga ja pööras otsa ringi ja läks ümber Audau kaudu, ümber Peipsi järve nende 2-3 Vene selle Saksa vanade meeste diviiside vastu murdis läbi, ütles, et oi, Balti 3. rinne murdis läbi, jõudis Lõuna-Eestisse. No muidugi murdis läbi sellise jõuga ja sellisest kohast. Aga sealt, kus ta oleks pidanud läbi murdma, et meie kaudu Tallinna minna läbi Sinimäge, et sealt ei saanud. Aga kujut ette, ta tuli Tallinna, hakkas tulema Narvast ümber Peipsi järve ja tuli Tallinnasse. No, 5 korda pikem maa, kuidas otsa saanud, aga ei läinud läbi. Kui meie diviis ei oleks lojaalne olnud ja lasnud selle rinde läbi, mis siis oleks Eestimaal toimunud? Nad oleks jõudnud mööda randa, mööda Ainase randa, mööda Riia taha ja oleks lõigatud kogu Põhja-Nord grupeering sisse. Päris kindel on. Seesama Narva lukk, seesama Narva jõgi, seesama Krivasoo, seesama Sinimäed olid see, kes päästsid selle Nordi katastroofist. Meie ei vastutanud sellest, et nad jäid kuramakotti. Ka lõuna pool Peipsit hakkas rinne Eesti piirile jõudma. Jüri Uluots. Sõda läheneb lõpule. Me võime umbes arvata, kuidas see lõppeb, kuid sõda võib veel tuua mitmesuguseid üllatusi. Me peame katsuma maa vaba hoida kuni rahuni või vähemalt vaherahuni. Ainult see võib meid hoida hävingu eest. Loodeti, et kui Eesti pole sõja lõpuks Punaarmee poolt vallutatud, on lääneliitlaste toel veel võimalik Eesti iseseisvust taastada. Sakslaste ettekanne Berliini, 29. juuni 1944, salajane.
Praegune olukord on järgmine. Eestlased on nii hästi sakslaste kui venelaste vastu vaenulikud. Olukord, et eestlased ainult sakslaste abiga suudavad venelasi tagasi tõrjuda, võimaldab praeguse koostöö. Peaks aga 1/3 võim, näiteks Inglismaa, garanteerima Eesti piirid, siis pole vähimatki kahtlust, et eestlased kohe pöörduksid sakslaste vastu. See on ka enamiku vahistatud Eesti rahvuslaste lootus olnud. ...16. septembril andis Hitler loa Eesti maha jätta. 22. septembril oli Tallinn juba venelaste käes. Mitmed Eesti väeüksused, kes katsid sakslaste taganemist, jäid Punaarmee haardesse. Nende hulgas ka pataljon Narva. Vangi langenuid eestlasi Narva rindel oli üle 12 000. Vaid Kuramaa tipus pidas 19. Läti SS diviis koos sakslastega vastu sõja lõpuni. Nüüd on Lesdenes Kuramaal selles sõjas langenud lätlaste mälestuspaik. 11 000 nime on siin. Ka Pärnus püstitasid endised sõjamehed mõned aastad tagasi endile tagasihoidliku mälestusmärgi, mis aga linnavõimude poolt peatselt maha võeti. Kaua ta seisis üleüldse? 9 päeva. Aga koht on hea teie arvates või? No see koht on ju väga hea. Kesklinn ja näed, praegu siin on veel keegi on toonud lilli siia. Mõni pidi käima, kes jälle kiiresti ära koristab neid lilled. Ja vaat seal samas nüüd taga, see paistab seal vaatuks niisugune nagu kivi või samma, mitte kivi, aga plaat on suurem või nii. Vaat seal on siis see Vene mälestusmärk. Ilusti lilled on värsked, kõik iga nädal tuuaks värskeid lilli linnavalitsuse poolt ja seda nad siin hooldavad. Ülestõusud ja mässud olid ja aga karastatus paistab. Meie Pärnumessi ei karasta enam. Teeks ettepaneku mitte täna keskenduda sellele, kas selle kuju vanaparki paigaldamine või selle eemaldamine oli õige või väär. Kui see kuju tuleb mälestamaks sõjamehi ja sõjamehed on leidnud, et just sellisena on ta neile sobiv ja keegi kolmas leiab, et ta ei ole sobiv. Ja ma küsiski, et kellel nüüd oleks ikkagi õigus otsustada sõjameeste eest, kas see kuju neile sobib või mitte. Ma arvan, et Eesti sõjamees on siiski rohkem väärt kui seda bareljeefi, tähendab, see oleks Eesti sõjamehe narrimine, kui me selle üles paneks, mis on ka kunstiliselt nii mannetu asi. See ei ole ainult minu seisukoht. Ja seda ei tohiks küll lubada. Tuli sõjameeste ühendus minu ateljeesse ja mulle joonistati üsna täpselt ette, et milline see peab tulema. Nii et minule jäi seal rohkem käsitöölise roll. Et ma teostasin teiste nägemust. Teljete nägemust, ütleme siis niimoodi. Ütleme, selle mundriga ühtepidi me teeme selle ringi väga kitsaks. Näiteks Tallinnas seisab pronksmees, kes on Vene mundris, seal ei ole mingit Eesti sümboolikat. Meie sambal näiteks on küll saksa munder, aga Eesti sümboolikaga, nii et igaüks, kes käib taha, saab aru, et seal on kujutatud Eesti sõjameest, mitte saksa sõjameest. Et seal domineerivad just nimelt Eesti tunnusmärgid. Aga näiteks hiigelsuured pronksmees Tõnismäe, pronksmees Türi, ja veel mõned kujutatud bareljeefidel on nüüd ainult Nõukogude Vene sümboolikaga. Ja me peab imestama, et me neid nagu absoluutselt ei häbene, et keegi nende peale viltu vaatab, mul täiesti kindel, et need solvavad ka väga paljusid inimesi. Tegelikult see saksa sõjaväemunder ju tervele Euroopale tähendab ühte kindlat asja, seostatust.
maailmasõjaga. aga me olime sõjamehed, meil oli niisugune munder ja mida me sellest häbineme? aga jah. millest see nüüd räägib? See räägib meie argusest tunnistada oma ajalugu. See on ajalooline paratamatus, et Eesti mees oli sunnitud mitte üksnes Saksa mundris sõdima, tähendab idapiiril. Ja meil ei ole mitte mingit põhjust häbeneda oma meeste tegusi teises maailmasõjas. Tegemist on rahvusliku mälestusmärgiga. Mälestusmärk Eesti sõdurile. See on nii palju tähtis asi küll, et siin eksimist lubada ei saa. Ja seepärast mina näen ainuvõimalust korraldada sellisele ausambale konkurss, et saada parim tulemus. Te teate, et iga aastaga umbes 10% vabadusvõitlejaid jääb vähemaks ja mehed ootavad lahendust. 23. augustiks me ei suuda mitte kuidagi muud asja lahendada läbi konkurssi, see on ka päris selge. Jah, ma arvan, et siin oleks olnud päris asjakohane, et see paik on ju väga hea ja siin on juba kõik valmis, pingid on valmis, haljastus on valmis, platsi katted on valmis, aga ju on siis Pärnu linnavalitsusel suuremad kavad. Annaks jumal, et siia sünniks sellest mälestusmärgist väärikam Taies, see keskväljakule, ta lausa ihkab seda. Meeter, see on 80. Meeter 80. Vabaks Eesti meri, vabaks Eesti lind, sest tuistu ega tormi ei karda Eesti rind. Ja nüüd ma küsin uuesti, kelle või mille auks me täna siia selle samba püstitasime? Kas need vanad mehed, kes täna siin seisavad, läksid sõtta Saksamaa pärast? Või läksid nad siiski oma seadusliku, olgugi kõrvale tõugatud peaministri kutsel Eesti vabaduse eest? Puruks rebitud Tartu rahulepingu pärast. Seda, et see võitlus oli lootusetu, seda saame meie rääkida ainult oma tagantjärgi tarkusest. Kallid kaasmaalased, ajalugu tuleb tunda. Seda tuleb osata lastele õpetada, aga seda tuleb osata ka meie sõpradele selgitada. Ja mitte hädaldada, et nad nagunii mitte millestki aru ei saa. Rahvas, kes oma vabaduse lugu ei tunne ja sellest rääkida ei oska, on nõrk rahvas. Selline rahvas on kerge saak uutele vallutustele. Palju kergem, kui ta seda ise arvata oskab. Irju Luts ütles 18. augustil 1944 sellised sõnad. Eesti riigi aladel on peetud 39 sõda, 40 sõda on käimas. Au ja kuulsus nendele, kes oma tervise või elu on jätnud Eesti vabaduse eest. See tekst ei tulema umbes selle koha peale siin. Ma arvan, et ega siin ka midagi erilist liialdust ei ole, eriti varasemast ajaloost, mida lugeda sõjaks. 1111, 1116. Novgorodi vürst korraldab 3 retke džuudide vastu. Kas on nüüd esimene fikseeritud? Ei ole. Kõige esimene fikseeritud sõda on Jaroslav, võiks olla esimene Eesti vabadussõda. 1030 Vene vürst Jaroslav tuleb Tartusse, õigemini maha põletatud, hävitatud Tartusse ja rajab siis siia oma linnuse Jurjevi.
aga siis ikkagi siit läheb ju retk edasi ikkagi, sõjakäigud edasi ja kuni jõutakse Keava alla, ega enam nüüd Eestit palju olegi. Aga 1061 on siis eestlaste suur ülestõus, Tartu vabastati ja sõjakäik jõudis ikka Vene aladele Pihkvani välja ja pärast küll võitlused jätkusid, aga see tähendas ka ühelt poolt Tartule saatuse aastat, aga ka saatuse aastat Eesti rahva jaoks, meie jäime alles. Kui me oleksime tol ajal jäänud Vene riigi koosseisu, ilmselt oleks olnud nii nagu vadjalased tänapäeval, neid enam ei ole. Pärnus maha võetud kivi, nüüd veidi muudetud tekstiga, pannakse üles Lihulas. Miks Lihulas üles panete? Teist nad proovisid mujale ka, mujalt ei saanud kardeti. Sellepärast. Neil oli katseid mujal ka panna, Rakverre ja kus nad veel tahtsid panna, aga keegi nagu ei alguse soojaga nagu julgesid, aga igal pool on poliitikud ju võimul. Mina ei ole parteilane, nii et minul erakonda pole, kes mulle ütleb, mis ma teada tohin. Seletati mulle miuksid rahvusvahelisi vastukajasid võib see kutsuda, aga ma ütlesin, et meie valitsus peaks nagu selgitama meie ajalugu, mitte vait olema. Kui keegi hakkab meid fašistideks sõimama, siis hoitakse suu vett täis ja pannakse pea liiva alla. Saate te palun need esitada praegu? Miks ma peaks praegu midagi esitada? Mul on vallamaas need vallavalitsuse otsused. Palun vallasekretär on tööl, minge küsige ta käest. Kas te olete palun teavitanud politseid? Jah, ma olen teavitanud, jah. See on kirjalik teade, mis on registreeritud teie vallas. Kas teil on politseile see esitatud? Jah, ma rääkisin suuliselt politseid. Seadusest tulenevalt on teil kohustus see kirjalikult. Hästi, kui ma olen tähtaegu rikkunud, siis mul vallavolikogu minu käitumist vaagib, mitte politsei. Kahjuks on see politsei pädevuses. No jah, pädevuses on politseil laial ajada. Jah, me jätsime selle 2 silma vahel, et me oleks kirjalikult seda teinud, kuigi me politseid informeerisime. See pankis mulle Ameerika arhiividest selle 5. märtsi 1946. aasta Fultonis peetud kuulsa Churchilli kõne. Seal on siis see külma sõja alguse periood, see on 46 märts ja Churchill kutsub Püha Risti sõjale kommunismi vasta. Me peame abistama neid Ida-Euroopa riike võitlusest kommunismi vasta oma iseseisvuse taastamise eest. Kelle vasta meie sest sõdisime? Selle sama vasta, mida nemad pakuvad. Meie olime algatajad, meie aasta varem teistest hakkasime nende vasta sõdima ju. Kas me olime ikka vale poole peal? Siis nad ütlevad, tegelikult olime meil õige poole peal. Me võitlesime õige vaenlase vasta ju. 50 aastat võitles lääne maailm selle vaenlase vasta. Nii, külma sõjana. Me võitlesime relvadega tema vasta. Meie olime, nagu öeldaks, teerajajad. Me peaks lugupidamise ära teenima, aga meid hukka mõistu. Alla ka. Lugupeetud kohale tulnud. Pole Eestis vist ühtegi monumenti, mille ümber oleks olnud nii palju poleemikat ja hüsteeriat. Ma tahaksin veel, et okupatsioon meie südamest või meie hingest ükskord lahkuks. Ma unistan seda mälestussammast
nende Eesti meeste mälestuse paigaks, kes ennast on võõras mundris võideldes ohverdanud meie kodumaa vabaduse eest. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ei olnud sel kivil rahu ka Lihulas. Nüüd sobiks meie meeste tegemiste puhul korrata Venemaa endise peaministri Tšernomõrdini tuntud ütelust. Tahtsime, kuidas saaks paremini, aga välja kukkus nagu alati. Ma tahan loomulikult jõuludel võtta maha kõik hirmud, valearvamused ja tahan ka vabandada, et on olnud selliseid sündmusi, mis on inimestele läinud emotsionaalselt südamesse. Ja ma loodan, et inimesed on saanud aru, et Eesti valitsus on teinud õieti. Eestil seisab veel ees pikk tee, et ajalugu selgeks rääkida ja et kõik, ennekõike meie partnerid, mõistaksid meie ajalugu. Eesti ajalugu ja ennekõike see, mis juhtus 1944. aastal, on erijuhtum, on unikaalne. Eesti mehed võitlesid Eesti iseseisvuse eest, aga mitte ühegi terroristliku režiimi eest. Aga liigume nüüd kooli. On seda piisavalt selgitatud? Ei ole. Ja minu arvates seda ei ole ka mõtet ette heita ühelegi Eesti poliitikule. Me oleme saavutanud oma esimese suure eesmärgi ja siit lähme edasi. Ma mõtlen Eesti liikmelisest NATO-s. Õige otsus oleks, kui rahva ette ei selgitanud rahvale, et see tuleb ära võtta. Vaat see oleks õige otsus on. Peaminister palus vabandust, kas te annate talle andeks? Mina ei anna andeks. Mu vend langes Saksa sõjaväe. Ja mina tahaks näha, et oleks venna uju ka muud. Minu saatus. Vot nii on lood. Nii et ja siis oli, hiljem oli muidugi lõksu kukkumine. Sealt mingit võimalust ei olnud pääseda, ei nii ega teisiti. Ja 25+5 ja alles 57. aastal siis sai ära ellu. Nii et võib öelda nii, et 15 aastat elust tõmmati nagu joonlauaga maha. Kõige parem aeg. Aga kui ma peaks ütlema seda, et ma kahetsen midagi, mitte midagi ma ei kahetse. Mitte midagi ma ei kahetse. Kui ma tahaks öelda seda, et ma kahetsen seda, et ma astusin Eesti Leegioni, ei kahetse seda. See oli sel ajal ainukene võimalus ja variant. Ma ei tea ühtegi teist varianti. Kes oleks meile sel ajal relvad andnud? Kes? Ei olnud neid. Nemad andsid meile relvad. Ja aitäh. Andsid hea väljaõppe. Aitäh.
ja kui see situatsioon oleks praegu täpselt analoogne, ma usun, et teeks täpselt samuti. Alvel! Esimene koos pataljon Narva. Teine kord pataljon Narvaga. Ja kolmas kord pataljon Narva, elagu ikka veel. Elagu! Veel kord, aitäh! Elame veel! Tubli finaal, väga hea finaal. Väga õige selle no mul enam-vähem jah. Oleme lõunale. Sõbrad, ma vaatasin jälle iiast keelt, kui paljudega tead läks, nagu midagi. Jõuda keegi prill ei ole uskanud sinna majja. Jõudu peab olema. Helva